On inimesi, kes on kaugele jõudnud, nad on näinud, läbi elanud, läbinud tule ja see on päris, aga on ka midagi, mida nad ei märka. Et nende viljad on küpsenud nende ajas ja mitte igas suu ei ole veel valmis sama vilja kandma. Psühholoogiliselt on see lihtne, kui sa annad valmis vastuse. Enne kui küsimus on küpsenud, siis sa ei aita, sa katkestad arengu. Inimese meel ei kasva teadmisega, ta kasvab läbi kogemuse. Kui kogemus jäetakse vahele, siis tarkus muutub võõrkehaks ja võõrkeha ei toida ta koorma. Kliiniliselt näeme seda nii, inimene kaotab usalduse oma tajude vastu. Hakkab otsima juhiseid enda seest väljaspool, ta muutub sõltuvaks autoriteedist, ta ei õpi reguleerima oma elu ja see näeb välja nagu teadlikkus. Aga on tegelikult ärevus, on neid, kes jagavad palju, aga ei küsi, kas sind on kutsutud. Kes räägivad pühadest asjadest, aga ei küsi, kas teine on valmis kuulama ja siin peitub vaikne oht. Ego, mis on riietatud tarkuseks, sest õpetamine annab tunde, et ma olen kohal, et ma olen vajalik, et mul on tähendus, aga tõeline küpsus oskab vaikida. Tõeline teadmine ei trügi, eetiline piir on siin. Sa ei tohi võtta teise inimeselt tema teekonda. Sa ei tohi anda vilja suhu, mida ta pole ise kasvatanud, sest muidu ei maitse see magus. Ta tekitab segadust, süütuned võrdlust ja inimene mõtleb, mis mul viga on, et mina veel ei näe, aga tal ei ole viga, tal on lihtsalt oma aeg. Püha teadmine ei ole see, mida sa ei jagad. Püha teadmine on see, mida sa ei jaga, kui aeg ei ole küps. Sest suurim austus inimese vastu on usaldus, et ta jõuab ise ja kui ta küsib, siis anna vähe, mitte kõike jätta ruumi, jätta vargused tema enda juures saaksid kasvada vaikne kokkuvõte. Ela oma tarkust, ära vala seda teiste peale. Ja kui sa oled toinsti kaugele jõudnud, siis sa tead, kõik ei pea teadma seda, mida sina tead, sest elu õpetab täpsemalt kui ükski õppeda vaikus. Kui tahad, võime järgmistes osades kätes sõnastada selge eetilise kompassi, millal on õige jagada, millal vaikida. Teha vastand laulu, kui keegi küsib. Või minna peaaegu sõnatustasse, kus jääb ainult hingamine ja rütt. Sa ei ole vaimsuse vastu, sa oled vastutuse poolt.